Õpetajate ühendused panid õppuritele südamele, et veel enne kooliaasta algust tuleks minna kindlasti vaktsineerima. Tänane Pilk vaktsineerimiskeskusesse kinnitas, noored tulevad hea meelega kohale. Et oleks võimalus kuhugi minna, mitte lihtsalt Eestis jääda. 9. klass mul hakkab, et siis ma saangi viimane aasta on ilmselt nende klassikaaslastega koos, et siis ma saan neid vähemalt aegu rõõmsalt ja rahulikult veeta. Tulles tagasi koolide juurde, siis kool ei ole pelgalt majades klassiruume ja õpilasi. Ega kool ei ole ju üksnes õpikutarkuse omandamine, vaid koolis kasvatatakse ikkagi kogukonna liikmeteks, mis tähendab, et erakordselt oluline väärtus on nii klassi kui ka kooliastme kui ka kooli ühisüritustel. Et kui me arutame seda, et kuidas 1. septembri aktus teha, siis me ju kõik eeldame seda, et emad-isad saavad oma lastega 1. septembri aktusele tulla koolimaja sisse. Ka lõpuaktustele pole vanemad juba 2 aastat oodatud olnud, ent nüüd on Tallinn õlga alla vanemas, et aidata vaktsineerida lapsi ka koolides. Millised koolid siis oleksid valmis olema kohaks, kuhu saavad õpilased koos vanematega või ka sõpradega tulla vaktsineerima ja oleks siis partnerid Ida-Tallinna Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla. Tallinna linn koordineerib seda ja koolid siis, kes on valmis juba kas siis järgmist nädalast ülejärgmist nädalast andsid oma nõusolekuid, et avada oma uksed, et tõepoolest võimalikult palju lapsi, õpetajaid, vanemaid oleksid siis vaktsineeritud. Reaalkool on valmis õpilasi vaktsineerima nii kiiresti kui võimalik ja linnavõim on selleks ka juba käe ulatanud. Kõik tegelikult saavad aru, et praegustes oludes siis vaktsineerimine on põhimõtteliselt kõige tõhusam viis, kuidas tagada seda, et koolid 1. septembrist algaksid ikkagi kontaktõppega, mitte distantsõppega. Hetkel on aeg veel soodne, kui teha praegu esimene vaktsiin, saab õppeaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada.